Küll on nüüd kell saanud 3:12 ja väga täpne aeg, et Kersti Kaljulaid saab võtta ülikoolide nimel sõna ja mitte ainult. Palun. Seda mulle küll keegi ei öelnud, et ma peaks ülikoolide nimel rääkima. Nõukoguga kohustab natuke. Aga ei räägi ülikoolide nimel. Tõsi, algul tahtsin üldse ainult teadusest rääkida ja viisakalt kõrgkoole ignoreerida, aga korraldajad ei lasknud, olgu siis peale. Lugupeetud Riigikogu liikmed, minister, akadeemikud, rektorid, kõik kohale tulnud. Mul on väga suur au teie ees sellel magusvalusal teemal kõnereda, mis on teaduse ja kõrghariduse rahastamine tänapäeva Eestis. See teema on sellepärast valus, et kõigeks ei jätku. Meie teadlastel on piisavalt suutlikkust, et teha kogu riigieelarvest teadus ja üle poole sellest oleks tõenäoliselt ikkagi rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline. Aga see teema on magus ka, sellepärast et osa Eesti teadust on nii kõva, et juhul kui Eesti riik enam üldse teadusele raha ei eraldaks, jääksid paljud uurimisrühmad ellu puhtalt rahvusvahelisele teadusrahale toetudes. Siiski on selge, et teadus vajab mitte ainult tippe, aga ka tugevat keskklassi, mistõttu tuleb tervitada ettepanekut taas suurendada baasrahastamise osa eelarves. Aga mitte enne, kui me oleme täiesti kindlad, see, mida me rahastame, tõepoolest on väga tugev keskklass. Tänase ürituse moto on täitsa põhjendatult, et kas teeme ka midagi, sest arutanud ja arvutanud ja rääkinud on kõik väga kaua. Ega tehtud on ka juba 2012. aastal leidis Teadus-Arendusnõukogu, et taristu on meil nüüd enam-vähem valmis. See on väga tugev statement, väga harva on midagi kuskil valmis. Seetõttu kahtlustan, et hädapärast isegi oleks meil võib-olla natuke vähem seda taristut vaja, kui meil teda täna tegelikult on. Aga meenutame korraks, mis on Euroopa Liidu teaduspoliitika mõte ja olemus. Tsiteerin alati hea meelega Euroopa Komisjoni. Euroopa Liit peab olema teadus-arendustegevuses aktiivne ja seda sellepärast, et teaduse tegemise sisemine loogika seda nõuab. Kõrgtasemel teadus on üha keerukam ja interdistsiplinaarse. Kõrgtasemel teadus on üha kallim. Kõrgtasemel teaduse tegemine nõuab järjest suuremat kriitilist massi. Ei ole olemas teaduslaboratooriume, ülikoole ega ettevõtteid, kes üksinda suudaksid neile väljakutsetele vastata. Isegi liikmesriigid eraldi võetuna ei suuda enam olla eesliinil kõikides teadus- ja tehnoloogia valdkondades. Koostöö organiseerimine, rahvuslike teaduspoliitikate koos toimimine Euroopa tasemel on tänapäevase teaduse tegemise eelduseks, tulenevalt teaduse enese muutumisest. Ilma Euroopa ühtse teadusruumi arendamiseta ei ole võimalik liikmesriikide fragmenteerunud teadustegevuse tänapäevase teaduse jaoks hädavajalik ühendamine. Tsitaadi lõpp. Need investeeringud, mis võimaldasid meil välja arendada rahuldava teadustaristu, saime me suuresti just Euroopa Liidult. Aga Euroopa Liit ei arendanud Eesti teadustaristut mitte selleks, et Eestil oleks võimalik senisest iseseisvamat, kõigekülgsemat ja kapseldunumat teaduspoliitikat ajada. Euroopa Liit tegi need investeeringud selleks, et integreerida Eestit konkurentsivõimelise osana Euroopa teadus- ja kõrgharidusmaastikule. Selleks, et panustaksime seal, kus me oleme loomuldasa tublid, kas juhuse tahtel, demograafilise olukorra sunnil, geograafilise asukoha või oma maavarade profiili poolest eelisseisundis teadust tegema. Juhuse all, see tuleb siin ära defineerida, see on oluline, pean ma antud kontekstis silmas neid teadussuundi, mis on meil tugevad tänu selle ala entusiastide pingutusele, mida on enamasti toetanud ka nendes valdkondades eksisteeriv tugev rahvusvaheline tellimus. Niisiis, me ei saanud Euroopa Liidu raha selleks, et arendaksime välja eelkõige sisemisest konkurentsist lähtuva teaduse ja kõrghariduse mudeli, mida me peaksime edaspidi ülal peamiselt eesmärgiga toota tööjõudu kodumaisele tööturule ja luua teadust kodumaiste ettevõtete äriedenduseks. Me ei saanud raha ka selleks, et katta võimalikult mitmekülgselt meie majanduslikud ja ühiskondlikud vajadused ja minimeerida meie vajadust leida Eestisse spetsialiste mujalt riikidest. Ega ka selleks, et asetaksime oma noored kõrgharitud spetsialistid kasti, mis piiraks nende vabadusi võrreldes oma vähem haritud kaasmaalastega. Vabadust valida töö ja elukohta kogu Euroopa Liidus. Aga vastu Euroopa Liidu kõiki ootusi me oleme seda suutnud. Me oleme seda kas juba teinud või siis räägime tõsiselt, et võiks teha kõik eelöeldut, milleks meile raha ei antud. Arendanud välja haridusteaduskeskused, mis konkureerivad omavahel. Sellistena ei saagi nad teha koostööd Eesti teaduse ühise müügitöö nimel.
Oleme laiendanud ülikoolides pakutavate õppekavade nomenklatuuri selleks, et astuda varvastele üksteisele, aga mitte kandadele oma Põhjala naabritele näiteks. Oleme loonud teadusgruppe Tallinnas nendest, kes on mingil põhjusel Tartus solvunud ja vastupidi. Katnud üle juba niigi ülekatvusega pakkumispoolt ka rahvusteadustes ning kultuuriuuringutes. Rahvusteaduste puhul, olgu kõrvalepõikena mainitud, on killustumine tõepoolest eluohtlik. Erinevalt rahvusvaheliselt müübivatest teadusharudest, näiteks biotehnoloogia valdkonnas, on alati võimalik leida üsna palju välisvahendeid ja nii ongi leitud. Võib väita, et nendes valdkonnis on terav sisemaine konkurents toonud valdkonda edukat teadust juurdegi. Kuid näiteks 3 keskuses tehtavale õigusteadusele, mis on rahastamise kontekstis kindlasti rahvusteadus, ei saanud rahvusvahelised eksperdid viimati anda sugugi üheselt positiivset hinnangut. Oleme kulutanud palju raha koolitamaks noori inimesi erialadel, mille järele on Eestis mõningast nõudlust, aga see on liiga väike, et pakkuda erialast tööd kõikidele lõpetajatele. Ja siis seejärel me oleme solvunud, kui nad on teinud seda, milleks neil on Euroopa kodanikena õigus ja mida on neile soovitanud üks Euroopa Liidu põhivabadusi, otsinud tööd mujal. Oleme Euroopa Liidu poolt toetatud taristul õpetanud väärtspetsialiste, kelle üle saame olla uhked, sest neid oodatakse kõikjal Euroopas, et seejärel asuda otsima viise ja võimalusi nendel tiibu kärpida. Näiteks Tartu Ülikoolis on viimastel aastatel kasvatatud vastuvõttu arstiteaduskonda ja loodud ka rahvusvaheline õppekava, et aidata teistelgi riikidel Tartu kvaliteetsest toodangust osa saada, just siin meie juures oma tulevasi doktoreid koolitades. Aga nüüd otsime meie avalikult võimalusi, et kogu selle töövili kodumaale jätta, unustades rahvusvahelise panuse Tartu Ülikooli selleks, et meil oleks jätkuvalt see suurepärane arstiteaduskond ja et meie arstitudengid saaksid ülikooli kliinikumis näppida maailma parimaid seadmeid. Me otsime kõverteid, sest aus tee oleks võita oma noored spetsialistid endale ausas konkurentsis vabal Euroopa tööturul. Ma pean ausalt ütlema, et teadus-arendustegevuse ja kõrghariduse tulevikuvestluste toon ei erine alati oma suletuselt meie kahetsusväärsest migratsioonidebatist. Sest milleks meile kogu see Euroopa Liidu eelarve, kui me tahame lihtsalt ise olla mitmekülgsed, sõltumatud, peamiselt iseenda olemise huvides. Struktuurivahendid loovad eeldused. Euroopa raamprogrammid ja Horizon 2020, aga ka Erasmus kõigile, on mõeldud selleks, et kogu Euroopa haritud ja akadeemiline potentsiaal realiseeruks kogu ühtse majandusruumi hüvanguks. Euroopa Liit näeb hullu moodi vaeva, et lammutada piire. Meie oleme näinud hullu moodi vaeva, et saada võimalikult sõltumatuks Euroopa ülikoolide pakutavast ühtsest õppe- ja teadusruumist ning evida iseseisvat võimekust, võimalikult laias valdkondade nimistus inimesi õpetada. No ja nüüd siis loomulikult otsime võimalusi piirata ka osalemist tööturul. Endalgi on vähe, see on meie motto. Kust ma seda kõike võtan? Ma lugesin ühe jutiga läbi selle, mis on kirjutatud aastast 2010 kuni tänase päevani Eesti teadus-arendustegevuse kohta. Ja esitasin ühe täiesti tavalise tulemusauditi küsimuse, mis on mu igapäevatöö. Kas Eesti on kasutanud Euroopa Liidu vahendeid kooskõlas Euroopa eelarve rakendamise üldiste eesmärkidega ning spetsiifiliste teadus-arendustegevuse eelarve osa eesmärkidega? See on kõige klassikalisem asi tulemusauditis, mida te võite küsida. Ja kõige klassikalisem uurimismeetod on lugeda strateegilise planeerimise dokumente, ülikoolide ja teadusasutuste kodulehekülgedelt kättesaadavaid materjale. Miks me arvame, et mõistlik on kasvatada ja arendada süsteemi, mis iseenda raskusest kokku vajub niipea, kui doonorid oma toe alt tõmbavad? Euroopa Liidu nägemuses ei ole ükski liikmesriik mingi puuk ja lõpmatu retsipient. Euroopa Liit soovib, et Euroopa teadusruum oleks lihtsalt ühtne. Sellepärast muide on Euroopa teaduseelarve erinevalt põllumajanduse või struktuurivahenditest geograafiliselt 100% neutraalne. Jah, ka viimase eelarveperspektiivi ettevalmistamise käigus püüdsid mõned teadusalaselt äpud riigid saada raamprogrammidest raha ümbriku kaupa, et oleks selline rahvuslik miinimumümbrik, mille kõik peaksid teadusrahana saama, nii et keegi ilma ei jääks. Seega arutati täitsa värskelt hiljaaegu mõned aastad tagasi üle, et kas see, mida me teeme Euroopa teadusrahastus, on õige ja õiglane. Ja leiti, et on küll. Geograafiline neutraalsus jäi alles. Ka konkurents peaks toimuma kogu Euroopa teadusturul ja kõrgharidusturul, kus Eesti ülikoolid ja asutused üheskoos panustavad ja konkureerivad. Ega muide majanduseski ei teeks tegelikult sektoraalne kooskonkureerimine rahvusvahelisel turul halba,
aga nendest me lihtsalt täna ei räägi. Ma mainin seda, et näidata ega teadus-arendustegevus ega ka kõrgharidusvaldkond pole midagi erilist. Samamoodi pole viis, kuidas Eesti on kasutanud struktuurfondide raha selleks, et teravdada sisemaist konkurentsi omane ainult Eestile. Ega isegi mitte ainult teadusvaldkonnale. Me kõik teame, et ka kohalikud omavalitsused kipuvad tekitama lähestikku sarnase funktsiooniga rajatisi, et omavahel konkureerida, mitte Eestit arengus teistele riikidele järele aidata. Seda meenutada on väga oluline, et mitte olla teaduse ja kõrghariduse viimase kümnendi arengute suhtes ülekohtune. Sarnaseid hädasid on kõigis sektorites, sest ideaalseid maailmu ei ole olemas. Aga vähemasti Euroopa Liidu teaduseelarve süsteemi endasse ei ole neid hädasid sisse kodeeritud. Ja kui me nüüd lähima kümnendi jooksul toibume rahvusliku ümbriku põhjal tehtud otsustest ehk struktuurivahenditest teadus- ja kõrgharidusmaastikul, siis tuleb ja saamegi hakata teadust ja kõrgharidust nägema ühtses Euroopa teadusruumis. Veel tahan ma kindlasti öelda, et vaevalt mõtles ükski tegija selles sektoris, et kõikide teaduse ja kõrghariduse organisaatorite üksikutest sammudest kujuneb niisugune pilt, mille mina täna välja lugesin. See on lihtsalt juhtunud, sest eks me olime natuke saabuvast rahast uimased, see tuli ära kasutada ja kiiresti. Ja projekti koostajad suudavad Euroopa Liidu eelarvest raha saada absoluutselt kõikidele asjadele. Euroopa Liidu rahade kasutamise reeglid on selgelt liiga pehmed, aga niimoodi see kord juba on. Eriti suur on möödapaneku risk just struktuurivahendite puhul, aga viimased on avaldanud meie teadus- ja kõrgharidusmaastikule olulist mõju. Nende osakaal eelmisel Euroopa Liidu rahastamisperioodil kõikus eri aastatel 3% ja 51% vahel. Kuid kurvastada ei ole mõtet. Struktuurivahendid suuresti kaovad, jääb puhas Euroopa Liidu teadustegevuse eelarve, mis toetab neid, kellel on rahvusvaheliselt midagi panustada. Sihik tuleb õigeks seada, konkurentsieeliste kasutamine, mitte kunstlike piirangute seadmine on see, mis viib meid edasi. Konkurentsikeskkond tuleb ümber defineerida. Selleks on maailm, vähemasti Euroopa, aga mitte see, mis jääb Tallinna ja Tartu vahele. Lähme lihtsalt edasi. Kui me nüüd vaatame tervet Eesti teadus- ja kõrgharidusruumi kui ühtüksust, mis peaks konkureerima Euroopa teadusturul Horisont 2020 rahade nimel, toetudes oma senistele tugevatele külgedele, siis me ilmselt teeksime kiiresti mõned sammud. Me lõpetaksime mittevajaliku dubleerimise asutuste vahel. Kas seda tehakse asutusi liites või vastupidi, nende eripära selgelt välja tuues ja seetõttu lihtsalt dubleerimist välistades on mul lausalt öeldes sisulisest küljest täiesti ükskõik. Kui me võsa vahelt välja lõikame, siis kandvad puud saavad jälle valgust ja ei olegi enam tähtis, kas mõnede puude ümber ka ühise aia ehitame või seisab igaüks ise. See küsimus on täiesti sekundaarne. Me eristaksime teadusel põhineva akadeemilise kõrghariduse ja diplomid selgelt rakenduslikust kõrgharidusest ning seaksime neile väga erinevad eesmärgid. Me asuksime eelisarendama neid valdkondi, milles oleme tugevad. Loomulikult teeksime me seda nende arvelt, milles me ei ole tugevad või mille üleval hoidmiseks napib meil tõsiselt kandepinda, kas teadlaste enda panuse näol või siis ühiskondliku tellimuse näol. Erandeid rahvusteadustele ja kaunitele kunstidele tuleb ilmselgelt teha, aga needki peavad olema tingimuslikud. Mitut riigi poolt asutatud kõrgkooli meil ikkagi on tarvis, kus saab õppida kunstkäsitööd. Praegu on 3. Aga mis ma ikka räägin, tegelikult te teate seda kõike. Ja raskused, mis asja juures on, selguvad jälle juba 2012. aasta TAN-i paberist teadus-arendustegevuse ja innovatsioonipoliitika kohta. See tekst on kirjutatud kindlas kõneviisis, aga sisaldab ühte lausejuppi. Kõrghariduses tuleb rääkida spetsialiseerumisest ja püüda kokku leppida, kes millest peab loobuma. Kogu muu paber räägib sellest kindlas kõneviisis, mida me teeme ja peame tegema. Püüda kokku leppida äkki. Selles seisnebki meie traagika. See, mida te seinal praegu näete, see on nagu Maailmapanga Millennium Goals. Kõik teavad hästi lihtsad, aga tunduvad kättesaamatud lohutuseks. Tänaseks on Millennium Goals siiski peaaegu saavutatud. Lihtsalt sellepärast, et ta ikkagi suunas selle mõtlemise ühte suunda. Trükige välja, pange taskuraamatu vahele. Kui me kõik nii mõtleme, saame edasi. Kõik paberid, mida minul õnnestus lugeda, TAN-i materjalid, TIPS-i taskuraamat, TAN-i raport, mitte OKI raport öelda, isegi juba 2010. aasta Martinsoni ja Viigi poliitikasoovitused. Ei saa öelda, et vahepeal ei oleks proovitud neid probleeme lahendada.
Oi, kuidas on püütud, aga pole saadud, sest igaüks kardab esimesena samme astuda. Äkki mina optimeerun, loobun millestki ja teised venitavad, kuniks tuul pöördub ja nende venimisest saab neile edu ja mulle kaotus. Selles on küsimus. Kõik kõrgkoolid on mõistnud, mis neil teha tuleb. Üle vaadata, mis on nende koht ja roll Eesti kõrgharidusmaastikul. Kõik saavad aru ka sellest, et õppekavade meeletu killustumine on ressurssi raiskav ja noori eksitav. Raiskav, sest kitsalt valides tehakse väga palju valesid valikuid. Iga 18-aastane suudab põhimõtteliselt otsustada, kas teda huvitab reaalia või mitte. Aga mitte tingimata seda, kas temast peaks saama keemiainsener, kuskil kosmosetehnoloogia startupis toimetav füüsik või primaarsektori keskkonnaspetsialist. Ta on ka eksitav, sest astudes sisse erialale, mille nimetus kõlab nagu ametikirjeldus, jääb kergesti mulje, et 3 aastast peaks piisama, omandamaks vajalik haridus ja käsitööoskused, ja see ongi see, mida ülikool peab pakkuma. Aga ülikool on midagi muud, laiad teadmised valitud sektoris, nende baasilt spetsiifilised oskused. Sõltumata koolist, sõltumata tõenäoliselt sellestki, kes on kuskil rektor, on alanud üsna ühesuunalised muutused, aga arglikult. Sellepärast, et peaks poliitiline tuul pöörduma, siis võib ratsionaalne otsus paista äkki ennast hävitav. See on sulle, Jürgen. Oleks väga abiks saada see parteideülene kokkulepe, et ei tule otsuseid, mis võiksid sisult mõistlike sammude eest kedagi karistada. See hirm ei ole põhjendamatu, sest lõppude lõpuks on praeguses kõrghariduse killustumises ju samuti süüdi Haridus-Teadusministeeriumi tellimus. Iga õppekava avamise eest maksti ju peale. Nii saabki meil ülikoolis akadeemilistes asutustes, rõhutan, õppida väikeettevõtjaks, liiklusohutuse spetsialistiks, tervisejuhiks, omandada eraldi erialadena imagoloogiat ja ristmeediat. Täiesti segi on läinud rakendus- ja akadeemiline haridus. Mõni nendest erialanimetustest kõlab nagu praktiline spetsialiseerumine iseenesest akadeemilisel õppesuunal, nagu ajakirjandus või majandus, aga mõni paraku sobiks selgelt kutseõppeasutusse. Kõik need erialad leiab meie kõrgkoolide kodulehtedel. Kõik on kindlad, et me vajame korralikku, tugeval teadusel põhinevat, mitmekülgset universitast, meie oma üht ja ainsat aastast 1632. Ja see kool väljastab diplomeid, mille peale on kirjutanud lõpetanud hotelliteenuste turundaja eriala. Meil on inseneride õpetamisele spetsialiseerunud kõrgkool, jällegi teaduse tegemisel põhinev ja sellest toituv õppeasutus. Selleks, et mõne inimese diplomil seisaks kiri kinnisvara korrashoiu spetsialist. 3. teaduskeskus, veel üks akadeemiline asutus, kirjutab kellegi diplomile puhkuse korraldaja. Tõsi, peene võõrkeelse termini taha peitudes. Seda näitas minu väike tulemusaudit, kui ma külastasin meie ülikoolide kodulehekülgi. Vabandust, kui see ei ole eksitav, siis on raiskav. Võib-olla ei ole nendel noortel akadeemilist haridust, aga neil on igatahes ülikooli diplom, mis on eksitav. Ja kui neil tõesti oleks korralik akadeemiline haridus, millega siis minnakse kinnisvara korrashoiu spetsialistiks või ka nuumatkasid korraldama, siis ei oleks selles iseenesest midagi halba, aga see oleks raiskav. Midagi on kindla peale valesti, aga mitte nende õppeainetega, mitte nende kolledžitega, kellel tihtipeale on väga hea kokkupuude ja arusaam sellest, mida turg vajab. Aga kui me vaatame akadeemilist poolt ja rakenduspoolt koos, siis tundub meile, et raske on leida suunda, raske on leida spetsialiseerumist, raske on minna edasi. Minu ettepanek, vaatame eraldi. Me ei saagi ju tahta, et nende erialade lõpetanud tuleksid magistriõppesse, aga ise oleme kurvad, et napilt pooled bakalaureused lähevad magistriõppesse. Väga eksitav. Igasuguste reformidega on tavaliselt nii, et esmalt proovitakse, ehk võidutseb ratsionaalne arutelu ja mõistlikud otsused sektoris ise ja ilma, et neid otsuseid tuleks kusagilt kõrvalt provotseerida. On aasta 2015 ja ma arvan, et me võime selle osa lõppenuks lugeda. Me ei saanud hakkama. Ülikoolid, kes on ju meie põhilised teadusasutused, leppisid kokku pehmed prioriteetlikkuses tähendab seda, et mitte prioriteetsed erialad kaotavad võib-olla 10% aastas oma rahastamisest ja võetakse maha aktiivsest turundusest. Aga katsuvad nui 4 edasi hingitseda. Ei tulnud välja kõrghariduse reform rohujuure tasandilt alustades, ei tule ka teadusasutuste reform. See on selge, seda tuleb juhtida. Nüüd on aeg ministril, õigemini mitmel ministril, vapper olla, sest asjasse puutuvaid on ju enam kui haridus-teadusminister ja majandusminister. Aga süüdi jääb kindlasti haridusminister. Kiitus praegu loodetavasti äratehtava eest tuleb aastal 2035,
kui me mööname, et 2015. aasta sammudest alguse saanud konsolideerimine lubas Eestil jääda edukaks Horisont 2020 ja edasiste Euroopa teadusprogrammide rahade kasutamisel, mis lõpuks on hakanud aastaks 2035 mõju avaldama ka Eesti majandusarengule. Keskmise sissetuleku lõksust on Eesti selleks ajaks peaaegu välja murdnud. Vajadus ühtpidi konsolideerivaid ja teistpidi eristavaid samme astuda ei tulene üldse Oki-Šoki raportist ega ole ka minu isiklik arvamus. Aga kui valdav osa TAN-i poolt korraldatud küsitlusele vastanud liikmetest täna leiab, et käed rüpes istudes saab meie konkurentsivõime lähemate kümnendite jooksul kahjustatud, siis tuleb nüüd tegutseda. See on mandaat, ma arvan. Mul puudub igasugune illusioon, et muutused viiksid 100% õiglase ja parima lahenduseni. Ei ole võimalik teha reforme, kaotamata raudselt ka midagi väärtuslikku ja kindlasti säilitame kogemata midagi kehva, nii läheb alati. Aga see ei ole põhjus mitte liigutada. Ma olen kindel, et suures plaanis langetame me õiged otsused, kui kaalutluspõhimõte on kõigil üks ja seesama. Piiriline koostöö olemaks võimas teaduspartner globaalses maailmas ja vähendamaks teistega koos, teiste Euroopa riikidega koos, Euroopa teadmusmahuka majanduse mahajäämust USAs. Eesmärgiks peab olema avatus, oma tugevate külgede ärakasutamine. Eesmärgiks peab olema ühtne Eesti teadusruum ja sellisena üle oma varju hüppamine Horisoni rahade kasutamisel, mis muide annavad pigem eelise neile, kelle teadustegevusel on ka praktikas rakenduv ots silmaga näha. Vastu saab väita, et kõik riigid tirivad tekki enda poole ja kõik inimesed ja nii see ongi. Raske vaielda. Aga ka 90. aastatel, kui Eesti liberaliseeris ahvikiirusel majanduse ja isegi põllumajanduse, siis ütlesid kõik, et see on enesehävitajalik. Välja arvatud teised riigipead, kes ütlesid, et see on õige, aga me ei julge. Sealt me saime kiirenduse ja see oli hea. Muide, ka Eesti astus Euroopa 5. raamprogrammi täieõigusliku liikmena, enne kui ta liitus muude Euroopa Liidu poliitikatega, tehes selleks sissemakse. Ma olen üsna kindel, et me võitsime sellest, et suutsime teha seda, mis oli õige, aga kui tol ajal oleks olnud sotsiaalmeedia, siis oleks selle otsuse kohta tulnud väga palju kriitikat ja kõik oleksid öelnud, et mõistlikum oleks kulud rahada otse oma teadusasutustele, mitte maksta suurde Euroopa potti, sest parem varblane peos. Aga otsustajatel oli toona julgust otsustada ja kindlasti me ei ole pidanud pettuma. Kahtlemata on 5–7 raamprogramm toonud Eestisse rohkem alatippe ja ka mõistlikke keskmikke, kui meil oleks ilma Euroopa Liidu rahastuseta. Ja põhilised möödalasud, mis kipuvad minu tänast ettekannet varjutama, tulenevad just struktuuripoliitikate vahendite kasutamisest. Seepärast tuleb neid kahte aspekti teaduse välisrahastuse juures vaadata väga selgelt eraldi. Puhas teadusaknik tuleneb ikka raamprogrammidest. FP7 põhjal oleme me saanud Euroopa Komisjoni andmetel iga sisse pandud euro eest tagasi 1,66 ja me oleme Euroopa Liidus selle näitajaga teisel kohal ees Soomest, Rootsist, Hollandist. Meil ei ole mitte midagi karta. Ärme laseme struktuurivahendite kasutamisest tingitud probleemidele palun üle kanduda Horisoni rahastuse kasutamise suutlikkusel. Parem kanname mõne investeeringu kohe maha, kui lubame sellele avaldada negatiivset mõju tulevikus. Tühjalt seisev värskelt remonditud labor on palju väiksem probleem kui labor, mis peaks tühjalt seisma, aga on tühja täis. Ilmselt leidub üleinvesteeringud vahenditele kasutus erasektoris ja seda võib nimetada tehnoloogia siirdeks, mis on ka hea asi. Me liitusime Euroopa teaduspoliitikuga selleks, et järele areneda. Mida me hakkame tegema pärast seda, kui on järele arenetud ja kuidas hakkame olema osa suuremast, sellele me ei mõelnud. On aeg korrigeerida seda mõtlemist, miks me üldse oleme Euroopa Liidus, peale julgeoleku aspekti muidugi. Teadlased peaksid siin olema kiiremad kohanejad kui ülejäänud ühiskond, sest ülejäänud Eesti ühiskond jääb doonorriikide abi oma põliseks õiguseks pidama veel päris pikaks ajaks. Teadlastele see ei kõlba. Tänan. Aitäh, Kersti! Kohe hea oli, et härra Ligi oli siin, kellel vist hakkas väga palav, ma saan aru. Sportlastele, ma tänan seda. Arusaadav. Vähemalt oli, kellele otse silma sisse vaadata ja sellega anda ka väike vihje, et kus siis tuleb hakata vastuseid otsima. Mitte ainult, see oli mõeldud Jürgeni toetamiseks kogu see jutt. Väga hea. Aastal 2035, kui tahame kiita saada, siis kui vaadata endiselt Jürgen Ligi otsa, siis kui teie, Kersti, oleksite minister, olete te mõttega praegu akna juures või minu pool? Mina olen siinpool.
suur tänu. Te olete seal ühes paadis, ma saan niivõrd, et teid võib koos kõnetada. Heakene küll, mida te teeksite, kui 2035. aastal tahaksite olla nüüd kiidetud ja oleksite praegu haridus- ja teadusministri nahas? Sammud. Ma arvan, ma võtaksin need Millennium Goalsid ette ja enam-vähem alustaksin ja lõpetaksin kõik arutelud seal ja ei teeks mitte ühtegi otsust, mis oleks vastuolus nende tegevustega. Ei lubaks mitte ühelgi ülikoolil ega teadusasutusel teha mitte ühtegi otsust, mis selle suurema eesmärgi poole ei töötaks. Ja ma ei keskenduks sellele, mis on olnud nii haldusreformi ja kipub olema ka kõrgharidusreformi suurim viga, millele ma ka oma ettekandes nagu vihjasin, et kes istub kellega koos. Et kui igaüks teeb seda, milleks ta on hea ja spetsialiseeritud, siis see ühise aia teema on täiesti ükskõik ja loomulikult võib nende kinnisvara hallata ühes või kolmes grupis, et see on täitsa ükskõik. Keskenduks ikkagi sisule ja ma arvan, et võrdlemisi jõuliselt siiski küsiks nende käest, kes teevad sarnaseid asju erinevates keskustes, et kas kuidagi koos ei saaks ja kui nemad ütlevad, et ei saaks, siis võtaksin ise midagi ette. Ehk siis asi tuleks anda ministrile ja lõpetada see lõputu lootmine, et kuskil dubleerimine kaob. Teda ei anta ju selles mõttes ministrile, et kui me suudaksime näiteks omavahel kokku leppida, et see, mis seal seina peal on õige ja kui me samal ajal järgiksime ka rahvusvahelise teadushapniku nagu voolusuunda, siis me tõenäoliselt väga palju valesid otsuseid ei teeks, et tegelikult see oleks ministrile piisavalt kindel raam, et head teadlased võiksid ennast tunda turvaliselt ja head õpetajad kahtlemata ülikoolides ka. Siis te rääkisite veel võsast, mis meil laiutab, et kui see välja rookida, siis on pilt nagu ilusam. Vaatan teie kui Tartu Ülikooli nõukogu esimehe poole, kas Tartus ka vohab võsa? Ma pean silmas selles 6-sambalises. No mul ei ole mõtet öelda siin, et ei vohast, ma olen Vollile öelnud küll, et vohab ja meil on Volliga omavahel täitsa selge arusaam selles, kuhu poole me liigume ja ega siis Tartu Ülikooli struktuurireform ei olnud asi iseeneses, et struktuurireformi mõte ei saa olla selles, et nüüd ta on valmis, vaid selles, et ka õppekavade reform peab järgnema. Ma usun, me oleme selles osas ühte meelt nii rektori kui ka uue õppeprorektoriga, et laiad õppekavad, paindlikud õppekavad, et see on ilmselgelt tulevik. On siis vähemalt nii, et tänavu vohab võsa juba vähem kui eelmisel aastal? Igal aastal natukene vähem. Kindlasti oled näinud meie ülikooliga ja ministeeriumi vahel sõlmitud lepingut, mille me võiks muidugi ka 3-kuulise etteütlemisega üles öelda, mis on selle lepingu kõige naljakam säte. Ütleme üles ja teeme lätlastega näiteks uue lepingu, aga niisugune seal on. Et seal on üks konsolideerimise nõue on seal täiesti sees ja aruanne ei ole teieni jõudnud, aga kui ta tuleb, see on päris pikk suletud õppekavadest. Aga ikkagi on õigem käia kääridega selle võsa kallal, kui võtta üks mootorsaag ja teha ära? Tead, ma arvan, et 2012, kui nagu selgelt on sõnastatud, et tuleks püüda, et sellest ajast tänaseni me oleme käinud kääridega. Ma nüüd juba arvan, et me kaotame vähem ajas ja vähem konkurentsivõimes, kui minister võtab mõnikord ka mootorsae. Et tema ei saa seda öelda, aga mina võin. Sõltumatust ette heita, nagu siit natukene kõlama jäi, on siiski natukene kahetisi tundeid ka tekitav, arvestades aega, kus Euroopa ehitab praegu tarasid ja võimalik, et need ei ole esimesed tarad. Jah, ma ei näe teaduspoliitikale praegu nii suurt ohtu, kui ma näen vaba liikumise poliitikale. Õnneks, minu uskumus. Just nende vastu tarasid ehitataksegi. Et ehitatakse jah, tööjõu vaba liikumise osas praegu ma haritud tööjõu osas seda ei näe, seal me oleme ikkagi teravas konkurentsis teistega, aga ma ei arva, et me oleme konkurentsivõimelt halvad, sest kuigi meie palgad ei ole ülearu head, siis meie elukeskkond on üks Euroopa parimaid ja ka meie seadmestik tänu Euroopa Liidu investeeringutele on täiesti pädev, nii et ma arvan, me oleme üsnagi atraktiivne turg või atraktiivne tegija ka ajude siia meelitamisel. Kas me siis ei peaks pidama arutelusid, et kuidas Eestis õppinud eestlasest arst siia jätta? Ei peaks. Tartu Ülikool on suurendanud arstiteaduskonna vastuvõttu just selleks, et inimestel oleks vaba voli õppida, minna ja tulla. Keegi ei lähe Eestist igaveseks ära. Võib-olla mõni ka läheb, kui ta läheb kohe peale ülikooli lõppu, aga Eesti elukeskkonnana on niivõrd atraktiivne, et ma ei näe siin väga suurt riski. See oli kõlav lause. Hea saal, küsigem Kersti Kaljulaiult. Praegu on võimalus. Palun, kas on mikrofon seal? Ma rääkisin pool tundi täis, et ei saaks. Ei pea lootma, nii lihtsalt. Andres Takla ja Eesti Elektroonikatööstuse Liit. See oli väga hea ja fokusseeritud ettekanne, kuid ta oli fokusseeritud ainult teadusele. Kas on võimalik samasugune fokusseeritud ettekanne ja kes selle peaks tegema, mille nimi oleks ootused Eesti teadusele? Jah. Väljast. Kahtlemata ma arvan, et Eesti Inseneride Liit, Eesti Tööstusettevõtjate Liit ja mis meil kõik on, et nemad võivad teha selle ettekande. Ma loodan, et see saab olema fokusseeritud ja konkreetne. Mis teie sinna tähtsaimana kirjutaksite?
ei oska sealtpoolt vaadata, sellepärast et ma olen Eestist 11 aastat ära olnud, et minu teadmised sellest, mida Eesti tööstus täna toodab ja kus on nende kitsaskoht, kus on nende produktiivsuse lõks, on äärmiselt tühised. See ongi see probleem tegelikult, kui vaadata akadeemilise poole pealt, et meie ei tea, mida pakkuda ja teine pool tihtipeale ei oska sõnastada nagu nõudlust, et on mõned üksikud professorid või õppejõud igas ülikoolis, kes seda hästi oskavad ja on näha, et suur osa ülikoolide teaduslepingutest liiguvad väga kontsentreeritult mõningate inimeste kaudu, kes suudavad seda silda pidi käia, otsime need inimesed üles ja las siis nemad proovivad seda silda pidi käia. Mina ei tunne ennast selles osas ülearu kompetentsena, vähemasti mitte täna, kui ma teeks pool aastat tööd selle nimel, siis ma võib-olla suudaks kirjutada järjekordse šokiraporti, aga ma ei tea. See vastus eeldab seda, et teadusagentuuri poolt ja EAS-i poolt on üldreeglistik väga hästi paigas ja kõik sõltub nüüd ülikoolide ja ettevõtete vahelistest suhetest. Või on ikkagi võimalik teha midagi teadusagentuuri ja EAS-i poolt, et need suhted oleks konstruktiivsemad? Ei sõltu isegi asutuste, see sõltub täiesti konkreetselt igaühe enda, et vaadake palun peeglisse hommikul ja mõelge, kuidas mina saaksin ära kasutada seda, mida pakuvad Eesti ülikoolid, kui te olete erasektoris. Kersti, aga te hetk tagasi andsite mõista, kui vähe on võimalik Eestis püüda koostööle midagi ja kedagi ja andsite mõista, et peaaegu diktaatorit on vaja, kes need asjad ära teeb. Kas siin ei ole see koht? Tegelikult on ju niimoodi, et mõistlikud inimesed demokraatlikus maailmas teavad, et kui protsessid kulgevad, protsessid ei ole alati 100% või kunagi ei ole 100% meie enda teha ja mõjutada, näiteks rahvusvahelistumine, me ei kontrolli seda, siis on teatud reaalsus, ümbritsev reaalsus, mis ütleb, et mõned tegevused on suhteliselt ratsionaalsed, vaata kuidas tahad ja olgu su poliitiline maailmavaade, mis pidi iganes. Ja kui nüüd on olukord, kus vaatamata sellele, et kõik teavad, ei tehta, siis see on täpselt see koht, kui on nagu peetud mitu aastat pausi ja ikka kõik teavad ja ikka ei tehta, kus võib rääkida veel viimasest tähtajast, aga ma ei tea, minu arust on mõistlik siis ühel hetkel kellelgi teha, võtta see vastutus, saada selle eest roppumoodi sõimata ja tõenäoliselt hävitada oma poliitiline karjäär, aga mõni inimene on seda hävitanud mitu korda ja pärast uuesti üles ehitanud vähimategi probleemideta. Ma ühte sellist tean siin saalis, et ma arvan, et see on täiesti jõukohane ülesanne. Ma lõpetaks viimase küsimusega. Kõnes oli väga hästi öeldud raamprogrammi kohta, Euroopa raamprogrammi kohta. Seal ei anta raha artiklite kvaliteedi põhjal. Seal peab ilmtingimata olema tööstusega, raamprogrammis tehakse tööstuserialaliitudega tõhus koostöö ja antakse välja temaatiline raha. Aga seda teadusagentuur ette ei näe. On ka Excellence'i raha ju on olemas, et see ei ole päris niimoodi ainult, aga on õige märkus, et Horizon 2020 on praktikale rohkem orienteeritud kui varasem, aga veel kord, Euroopa Liidu reeglistik ei pane mitte ühtegi riiki ega asutust tegema mõistlikke ja ainult mõistlikke valikuid. Et Euroopa Liidu rahade kasutamise reeglid on piisavalt ümmargused selleks, et teha suurtem piirde mida iganes. Et selles mõttes peab ikkagi veel leiduma ka enesedistsipliini, ei saa ainult sealsest signaalist lähtuda. Seda enam võiks ju küsida, kas see võiks olla Eestis ka põhimõte, et ülikoolide rahastamine võiks kas või osaliselt sõltuda sellest, kui kasulikud nad tõesti käega katsutavate tulemuste järgi on olnud ühiskonnale? Kui paljude ettevõtetega teinud koostööd ja kõike muud? Seda on hästi keeruline mõõta. Pealegi on kõigil meie ülikoolidel, need mõõdikud peavad veel peale selle olema erinevad. On ju selge, et Tallinna Tehnikaülikooli ülesanded on teistsugused, kui on Tartu Ülikooli ülesanded. Ja Tallinna Ülikoolil veel kolmandad sugused, kuigi nende defineerimisega oleme alati kõige rohkem hädas, mis see salata. Aga need on erinevad teaduskeskused, erinevad eesmärkidega ja meil on see ülikooli ja ministeeriumi vaheline leping, et ma tean, kui raske on sinna neid tulemusnäitajaid leida. Aga see põhimõte? Äkki on lihtsam seada ikkagi need konkreetsed suunad ja leppida kokku, et minister ja kõik turuosalised teevad otsuseid nendest suundadest lähtuvalt ja teises suunas lihtsalt ei tee. Teistsuguseid lihtsalt ei kiideta heaks. Seega veel üks hea põhjus vaadata ministrile silma. Ei, nüüd ma vaatan ka rektoritele, üks noogutas. Teine noogutas kohustundlikult kohe ka. Ikka kallub, jah? Kolmandat ei näe parasjagu hetkel. Hea küll, suur tänu, Kersti. Aitäh! Kell ja raamat ikka ka.